Mina olen Jaan Saar, MKM-i digitaalehituse valdkonna juht, aga ega ma siin ise seda valdkonda ei juhi, et pigem vaatan, et siit riigi poolt saaks valdkond toetatud ja saaksime nii-öelda ära kasutada neid võimalusi, mida juba paljud ettevõtted, eriti just projekteerimise ehituse valdkonnas, meil on hästi tublid Eestis ja kasutavad. Ja millest ma räägin on siis just näiteks BIM-mudelid on üks nendest asjadest. Aga hüppame kohe teemasse, et Ergo siin juba natuke valgustas seda laiemat probleemi, mis ehitussektoris on, ehk siis sama tootlikkuse häda. Ma pikemalt siin ei peatu, võib-olla toon välja ühe slaidi veel meie enda uuringust, mis me tegime eelmise aasta lõpus tootlikkuse kohta ja kus on siis näha, et Eestis oleme võrreldes veel teiste Euroopa riikidega oluliselt madalamal oma tootlikkuses. Ja miks me räägime tootlikkusest ja ehituse kontekstis on just see, et see on asi, mida on lihtsam aru saada ja see on asi, mida on võimalik mõõta. Nüüd me võiks terve päev debateerida selle üle, kuidas ehituses tootlikkust mõõta ja miks ta ikkagi madal on. Aga ärme sellesse lasku ja meie kasutame tootlikkust kui mõõdikuna, sellepärast, et kuidagi me peame seda tegevust ikkagi mõõtma ja leidma viisi, kuidas seda võrrelda. Ja rahvusvahelised uuringud ja meie enda uuringud ikkagi näitavad, et see on viis, kuidas seda mõõta. Ja kui me räägime digitaliseerimisest, siis me ei tee ju digitaliseerimise pärast, vaid me ikkagi teeme seda selleks, et me saaksime tootlikkust tõsta ja siis läbi selle ka tegelikult kogu meie elukeskkonda paremaks teha. Nii et sellest siis ka eesmärk, see suurem eesmärk on siis aastaks 2030 Eesti sektoris, ehitussektoris tootlikkust 3 korda tõsta. Ja juba siin oli juttu, see sama graafik oli ka Ergo slaididel, et digitaliseerimine maailmas laias laastus on ehitusvaldkonnas üsna madal. Ja Eestis on see üsna samas seisus. On kindlasti erandeid. Meil on väga oskuslikke ettevõtteid, kes oskavad kasutada digilahendusi igapäevaselt, isegi rohkem kui tellija seda küsib võib-olla. Ja need on kindlasti seal eesrinnas, aga ehitussektor ise on hästi killustunud, seal on hästi palju osapooli ja väga paljud neist on hästi väikesed. Ja just see killustatus võib-olla ongi see juurpõhjus, miks see tootlikkus on madalam, sest sektor on keeruline, projektid on hästi pikaaegsed. Aga digitaliseerimine on üks vahend, mille kaudu me saame siis parandada seda olukorda ja loodetavasti kõrgema tootlikkuse poole liikuda. Ja kui mõelda nüüd, kuidas riik saab seda sama kogu sektorit mõjutada või moodsam on tänapäeval öelda nügida, siis klassikalised nii-öelda tööriistad meie tööriistakotis on seadusandlus, millega me tegeleme loomulikult haridussüsteem, kuna kõrgharidus on Eestis peamiselt tasuta, ehk siis makstud kinni maksumaksja poolt. Ja siis on meil ka võimalus nii-öelda esitada tellimusi, et milliseid spetsialiste, milliseid oskusi me tulevikus otsime. Kindlasti protsesside parandused, igasugused toetusmeetmed ja nii edasi lähevad sinna alla, näiteks see sama teha sellise tootmise pilootprojekt, millega me tahame siis tehases valmistatud paneelidega rekonstrueerida kortermaju ja see on uus meede, uus viis, kuidas seda teha ja siis seal saavad korteriühistud kuni 50% toetust, et see on näiteks üks asi, mis ka suunab nii-öelda innovatsioonile ja kuidas riik saab toetada. Aga neljas ja siuke põnevam asi minu jaoks vähemalt on just see, et kui vaadata Eesti e-riigi edulugu, siis on just nii-öelda info ja andmete digitaliseerimine ja selle andmevahetuse võimaldamine. Ehk siis nii-öelda platvormi efekti loomine riigi võimuses veel kiiremini neid muutusi sektoris võib-olla esile kutsuda. Ja ehituses me räägime siis nii-öelda e-ehituse platvormist. Mis asi on ehituse platvorm? Ühe lausega kokkuvõttes on selle platvormi visioon ehitise elukaarega seotud standardiseeritud ja usaldusväärne info üle terve elukaare osapoolte vahel kadudeta liikuma panna. Ehk siis me räägime ikkagi andmetest, me räägime infost, digitaalsest andmevahetusest, et kuidas minna edasi sellest
projekti põhisusest, ühest etapist teise andmete viskamisest ja nii-öelda taas andmete ära kaotamisest ja siis taas leidmisest, vaid me hakkaksime rääkima ühest siuksest terviklikumast infomudelist, mida saab siis kasutada igas etapis ja seda samast täiendades. Ja luua siis võimalused just, et alates nii-öelda planeerimisest hakkab pihta ja kuni siis kasutusele võtmiseni ja lõpuks siis ka mitmekümnete aastate pärast renoveerimise või siis lammutamise taaskasutamisel oleks see sama info kergesti kättesaadav ja hästi kasutatav. Ja alameesmärgid on kindlasti, et me saaks ehitise infomudelit tuua nii-öelda igapäevaellu, normiks teha ja seda ka riigi teenuste võtmes. Ja et üleüldse meie riigi teenused muutuksid läbipaistvamaks ja kiiremaks. Aga kõige põnevam minu jaoks on ikkagi see, et kui me räägime sellisest platvormist, siis me loome võimalused täiesti uute teenuste turule tulekuks ja nende osutamiseks ja nii-öelda nende kasutamiseks. Ja võib-olla teine viis, kuidas seda e-ehituse platvormi siis kirjeldada või illustreerida, on siin slaidi peal näha selline klassikaline infosüsteemi ülesehitus, on andmebaasid, on teenused ja siis on kasutajaliidesed. Ja praegu on siin pildi peal EHR-i teenused, küll juba nii-öelda uuel kujul natuke. Sellest räägib natuke aja pärast Taavi Jakobson kindlasti lähemalt, nii et siia ma ei süvene. Aga oluline on see, et me laiendame nii-öelda seda EHR-i skoopi, ehitisregistri skoopi, et me toome siia sisse uued mõisted nagu VRA, võrgurajatiste andmebaas ja nii edasi. Me räägime mudelite kasutamist, BIM-mudelite toomisest ehitisregistrisse ja uutest teenustest. Ja nendest ma räägin kohe veidi täpsemalt. Ja siis digikaksikust ka, 3D kaksikus, ehk siis nende andmete visualiseerimine, kokkutoomine, et see on üks suurem arendus ka. Ja see tähendab, et meil tekib palju rohkem andmebaase, andmeid, aga me ei räägi mingisugusest superandmebaasi loomisest, vaid me ikkagi kasutame nii-öelda hajusarhitektuuri, nii nagu Eesti e-riigis on kombeks, nii nagu me oleme oma teenused siiani üles ehitanud, et me ei ole kõik tsentraliseeritud, vaid me paneme rõhku just nii-öelda erinevate teenuste vahel turvalise ja usaldusväärse suhtlusele. Mitte ei too siis igast teenusest andmeid, ei kopeeri ümber ja ei vii neid nii-öelda erinevatesse kohtadesse alati kokku nii-öelda dubleerides. Ja lisaks sellele, et me tegeleme nii-öelda MKM-i valdusalaga, siis me liigume juba natuke väljaspoole, et me siin teeme koostööd planeeringutega, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnaga, et see sama planeeringute faas ka tuua ühele platvormile ja need teenused omavahel suhtlema panna. Ja siis lõpuks see kõige põnevam osa minu jaoks on need samad roosamat värvi blokid siin, mis on siis erasektori teenused. Et mina arvan, et ei ole mõistlik riigil kõiki teenused ise teha. Olgem ausad, erasektor suudab kiiremini ja kohati efektiivsemalt arendada teenuseid kui riigisektor ja eeskätt peavad olema nendel teenustel ka taga konkreetsed ärilised eesmärgid ja vajadused, et me ei hakkaks nii-öelda tühja tööd tegema või ei looks asju, mida kellelgi vaja pole või keegi ei kasuta. Aga laias laastus siis seesama teenuste kiht moodustabki ehituse platvormi. Ja ehituse platvorm ise ei ole mingisugune eriline süsteem, vaid ta tegelikult on hulk kokkuleppeid. Me räägime ühtsest filosoofiast, stiiliraamatust, eriti mis puudutab just riigiteenuseid, ristfunktsionaalseid nõudeid ja IT-arhitektuur, et need teenused saaks omavahel tehniliselt koos toimida. Aga see ühtne filosoofia on just see, mis kaotab ära nii-öelda, et minu või sinu ja hoian endale, vaid me lähtume sellest, et ehitatud keskkonna andmed on jagamiseks, need on meile kõigile kasutamiseks ja et me liiguks uuele mõtteviisile, et me rohkem kasutaks teiste andmeid ja nii-öelda lubaks ka enda andmetel nii-öelda leida kasutust teistes teenustes. Et see on siis see ehituse platvorm nii-öelda holistilisel tasemel,
aga lähme nüüd konkreetsemate asjade juurde, et on 2 projekti, millest ma lähemalt tahaks rääkida on. Ja esimene neist on see BIM-põhised ehitusload. Et me tegime juba eelmine aasta ühe prototüübi. Ja me tahtsime näha, kuidas me saaks BIM-mudelit kasutada ehitusloa menetluse protsessis. Ja me analüüsisime seal tehnilisi võimalusi, me vaatasime, kuidas seda saaks võimalikult avatud standardite ja formaatidega luua ja mis kasu sellest oleks ja kuidas see asi välja näeks. Ja me vaatasime seda protsessi, siin on hästi siuksel kõrgel tasemel see protsess välja toodud, ma kohe näitan seda veidi lähemalt. Tegime läbi ka 9 automaatkontrolli, sest seal nendes automaatkontrollides tegelikult peitub see kasu ja efektiivsust. Et mudel ühest küljest loomulikult me toome ta nii-öelda nähtavale, ta muutub arusaadavaks, aga teisest küljest me saame nii-öelda paremini masinloetava infoprojekti kohta ja me saame rakendada siukseid tüütuid tehnilisi kontrolle automaatselt. Me saame lasta masinal need ära teha, nii-öelda kratil. Ja me ei pea kulutama väärtuslikku inimaega selleks, et kontrollida näiteks vahemaad avarii väljapääsudest, et kui kaugel need igas punktis hoones on. Et see on üsna tehniline kontroll, et vaadata, kas ta vastab sellele või mitte. Ja mõte on selles, et kui nii-öelda taotleja poole pealt sa saad kõik eelnevalt läbi mängida, enne kui üldse nii-öelda kohaliku omavalitsuse menetleja mängu tuleb, sa saad katsetada, proovida, see on nagu liivakast, nii-öelda kombata neid piire tegelikult. Ja sa saad ise veenduda, erinevaid variante proovida, et kuidas ta nii-öelda nendest testidest läbi läheb. Ja ta muutub mõnes mõttes nagu siukseks hästi heaks tööriistaks projekteerijale. Ja sellel hetkel, kui projekteerija või taotleja on leidnud, et võiks nüüd minna edasi ja esitadagi KOV-ile selle taotluse, siis saab KOV-i menetlejad ja teised ametiasutused, Päästeamet, Keskkonnaamet, juba veenduda, et mingisugused tehnilised kontrollid on tehtud, teatud tase on tagatud ja kõik see on visuaalsem ja mahub nii-öelda ümbritsetud keskkonda paremini sisse. Ja mul on siin üks video ka, mida ma lasen siin taustal jooksma. See on nüüd sellest samast prototüübist, mille me tegime koostöös ühe Hollandi firmaga Future Insight, kes on maailmas, ütleme nii, et liider selles valdkonnas. See kõik on veebipõhine, see on kättesaadav sellel samal aadressil, mis on seal video üleval, ehituse teema veebis. Ja nagu näha, et meie eesmärk on teha see kasutamine võimalikult intuitiivseks ja lihtsaks. Sest me teame, et me viime nüüd BIM-mudelid inimeste kätte, kes varem pole neid kunagi kasutanud. Ja me ei taha, et nad selleks hakkaksid õppima mingit eriti keerulist tarkvara, et nad peaksid paigaldama esiteks oma arvutitesse mingisuguse tarkvara, mis nõuab ülivõimsat tööjaama. Et see kõik tekitab nagu keerukust ja lisaprobleeme. Meie eesmärk on viia see keerukus just vastupidi lihtsuse poole. Ja ma julgen väita, et kui sa vaatad seda sama 3D-mudelit ja sa saad selle läbi lõigata, vaadata nii-öelda ümbritsevas keskkonnas, digitaalses kaksikus, siis on lihtsam ja kiirem sellest projektist aru saada, kui hakata nendes joonistes tuhlama, mis zip-arhiivina nii-öelda praegu üles laetakse. Ja siin on siis näidatud ka need samad 9 testi, et kuidas osad läbitakse, osad mitte. Kindlasti seal saab teha erisusi, saab erandeid teha ja KOV-i menetlejale alati jääb nii-öelda see viimane sõna. Aga see sama tööriist muutub tema abimeheks, nii-öelda väikseks kratiks tema kõrval, kes siis aitab tal kiiremini seda projekti läbi vaadata, hinnanguid anda ja neid tehnilisi kontrolle teostada. Siin on näiteks näidatud, et kuidas krat saab kontrollida, kas kuskil projektis on jäänud näiteks piire liiga madalaks, kust inimene võib alla kukkuda, või siis see sama tuletõrje või evakuatsiooniteede kontroll, et kas on piisavalt lähedal väljapääsu uks, et siin on näidatud, et punane ala on juba väljaspool 30 meetrit. See on väga lihtsustatud näide ja selle prototüübi eesmärk oligi nii-öelda läbi proovida seda. Aga oluline on siin see, et need testid ei ole või need kontrollid ei ole puhtalt numbrilised, et nad vaatavad mingisugust parameetrit, et kas on sisestatud mudelis parameetrite kasti vastav number, vaid ta ikkagi analüüsib seda sama geomeetriat. Ta võrdleb, ta laseb selle krati seal jooksma,
ja sõltumata sellest, kuidas see võib-olla tähistatud või klassifitseeritud on see mudel, ta suudab ikkagi mingit kontrolle teha. Osad kontrollid sõltuvad jätkuvalt ka nendest parameetritest, aga noh, sellest ei saa üle ega ümber ja sellega me ka tegeleme, et seda keelt lihtsustada. Ja nüüd siis on see sama projekt EHR-i arenduses ja selle projekti skoobis on siis see sama mudeli üleslaadimine ja selle visualiseerimine ehitusloa menetluse protsessi sees, ehk sul ei ole mingit teist tarkvara, see on loomulik osa sellest samast protsessist ja mingid automaatkontrollid me toome ka juba kasutajateni. Ja sellega kaasneb ka kindlasti koolitused ja võimalused tutvuda eelnevalt, me piloteerime seda koos Tallinnaga, et kindlustada seda, et see ei teeks menetlejate ja taotlejate elu raskemaks, vaid et ta teeks selle lihtsamaks. Ja siin on välja toodud siis need esialgsed kontrollid, mis meil hankes sisse läksid, mis määrustega me tegeleme, aga eks see lõplik nimekiri selgub siin tööde käigus, et noh, see sõltubki, et kui keerulised need kontrollid teostada on, et me nii-öelda üle ei paisuta midagi ja üle ei pinguta. Ja noh, veel üks slaid, et miks me seda teeme, kiirendada lubade protsessi, teha see läbipaistvaks ja võimaldada nii-öelda sektoril just kasutada juba neid innovaatilisi lahendusi, neid BIM-mudeleid, mida nad niikuinii kasutavad, aga nad võiksid seda ka riigi suhtluses kasutada. Sellega on seotud ka üks teine töö, avaliku sektori tellijate ühised BIM-nõuded, mis me panime nii-öelda mustandina kokku samuti eelmine aasta ja praegu käib töö, et läbi katsetada need BIM-nõuded ja et me leiaksime ikkagi ühise standardi, kuidas siis saab tellida BIM-mudeleid, mis on jällegi tellijate, KOV-ide jaoks abivahend, et nad ei pea ise hakkama nullist või kokku kraapima kuskilt turu pealt parimat teadmist, vaid neil on niisugune hea baasteadmine võtta, mida teab ka sektor, mis on kokku pandud just nii-öelda sektori parimate praktikate pealt ja mida saab siis oma hangetes kasutada. Ja see saab siis sellel aastal valmis. Järgmine nädal on muideks vist oli kolmapäeval Uusesofti BIM-seminar, tasuta seminar, kus seda projekti nii-öelda hetkeseisu tutvustatakse ka. Ja 3D kaksik on ka üks projekt, mis meil on nii-öelda käimas, mis puudutab BIM-mudeleid, mis puudutab nii-öelda laiemat keskkonda, ehk siis me räägime kogu Eesti nii-öelda digitaalsest mudelist ja suur rõhk on siin pandud just visualiseerimisele, et andmed on loomulikult kõige keskmes ja nii-öelda asja tuum, aga niikaua kui inimesed on seotud protsessidega, et me räägime siin eriti just planeerimise faasis näiteks ja see sama ehituslubade BIM-põhine kontroll, et vaadata, kuidas mingisugune uus ehitis sobitub keskkonda, kuidas ta tekitab varje ja kuidas ta nii-öelda sulandub sellesse olemasolevasse füüsilisse keskkonda. Ja mul on siin mõned ekraanipildid sellest juba arenduses olevast rakendusest, et live demoks nii-öelda aega praegu ei ole, aga me loodame, et mingi osa sellest saab võib-olla juba see aasta kasutajateni tuua. Siis esimese nii-öelda lihtsustatud mudelikiht on tehtud EHRi andmete põhjal. Ja siin on näha, et kõik hooned ei ole tegelikult kõrguses välja mudeldatud. Ja see on sellepärast, et ehitusregistris ei ole kõrgusandmeid. Me võtame selle ruumikuju ja võtame ehitusregistri kõrgusandmed ja joonistame selle kuubiku välja. Ja siin on jällegi võimalus meil seda andmekvaliteeti parandada, sest see on nagu tööriist meie endi jaoks, kuidas teha asja paremaks. Ja meil on plaanis tuua ka detailsem kiht hoonete kohta, kus me kasutame siis Maa-ameti punktipilve infot, ehk siis kõikidele hoonetele anda täpsemad katusekujud ja reaalne kõrgus. Aga need mõlemaid saab nii-öelda vahetada, et me saaksime siis selgelt visualiseerida ehitusregistri andmeid. Ja loomulikult me oleme juba ühendanud Maa-ameti ja Maanteeameti registrid, saab vaadata tehnovööndi piiranguid, saab vaadata näiteks geoloogia andmeid. Me tahame selle 3D kaksiku kaudu tuua need andmed võimalikult lihtsalt või teha võimalikult lihtsalt kättesaadavaks. Saad teha loomulikult mingid varjuanalüüsi, vaadata, kuidas mis kellal, kuhu varjud langevad, mis on kindlasti oluline, mis on ka näiteks politsei jaoks päris huvitav vahend,
et nemad saavad ka hakata vaatama, kus siis võib-olla naabruskonnas nii-öelda kuritegevus võib-olla on kõrgem, kas see on seotud kuidagi ka selle keskkonnaga, kas seal on varjulised kohad või mitte, ligipääsud, teed ja nii edasi. Hüdrandid näiteks on siin, me saame kuvada ka seal bussipeatuseid, sildasid, teid ja nii edasi. Teha lihtsamaid mõõdistusi sellel mudelil, 3D-s pindalasid, kõrguseid, kauguseid ja see näidiseks võib tuua näiteks reklaamtahvlite paigaldamine hoonete peale, et sa saad kiirelt vaadata, kui suur see reaalne pind on. Ja mis on põnev, et sa saad alla laadida ükskõik millise jupi sellest 3D kaksikust ja tõmmata selle enda projekteerimistarkvarasse, nii ehitised, nii maastiku kui ka maa-alused võrgurajatised. Ja siin on siis üks näide sellest, et kuidas me saame hakata kasutama täiendavate andmete kuvamiseks, et meil on ka siin lennukeelutsoonid, mis on ümber Tallinna lennujaama, et kuhu siis nagu drooniga väga trügida ei tasuks. Ja loomulikult mõjutavad ka need nii-öelda ehitamist, et kui kõrgele sa saad ehitada. No ütleme, et meil veel pilvelõhkujaid nii palju ei ole, et see päris probleem oleks, aga kuna see sama projekt on ka rahvusvaheliselt väga huvitav ja me vaatame nii-öelda natuke kaugemale kui ainult Eesti kontekstis, ehk siis seda sama lahendusi ja seda innovatsiooni jagada teistega, nagu me nii oma e-riigi ja XD-ga juba teinud oleme, siis rakendusvaldkondi on hästi palju. Ja kui rääkida taimestikust, siis taimestik on väga raske modelleerida, aga me saame punkti pilve abil seda visualiseerida, anda veel juurde nii-öelda seda paremat pilti sellele keskkonnale ja toetudes loomulikult Maa-ameti poolt kogutud andmetele. Ja viimane projekt, mis ma siis veel tahaks rõhutada või välja tuua, enne kui ma asjad kokku tõmban oma ettekandes, et nagu ma ütlesin juba, et ehituse platvorm ei ole ainult ehitus, ta on tegelikult kogu ehitise elukaart kattev nii-öelda vihmavari ja me praegu teeme koostööd Rahandusministeeriumiga, et ka planeeringute menetlussüsteem tuua samale platvormile. Ja eriti just KOV-i vaatest on see ju hästi tervitatav, kui nii ehitusloa menetlus kui ka planeeringute menetlus hakkaks võib-olla sarnast joont mööda käima ja kasutaks samu andmeid. Ja samamoodi ka avalikkusele, ehk siis läbi avalikustamise muutuks näiteks 3D kaksikus pilt palju selgemaks. Ja see töö ka praegu käib ja loodame siis sellel aastal nii-öelda selle analüüsiga ühele poole saada ja siis järgmine aasta juba arendusega pihta hakata. Ja kiire reklaam veel novembris, 25. novembril toimub meil ehitusvaldkonna suurüritus Ehitus 2021+, mida me teeme koostöös suuremate liitudega. Soovitan kindlasti see kuupäev endale kalendrisse panna ja ehituse teema veebist eehitus.ee leiab lisainfot selle kohta kindlasti. Ja siin see ehituse teema veebi slaid ongi, et ikka meelde jääks. Aga minu poolt kõik. Ma tänan tähelepanu eest ja kui on küsimusi Slidos, siis hea meelega vastan. Kui keegi on YouTube'i kirjutanud, eks ma pärast nüüd lähen arvuti juurde vaatan, kas saan kirjalikult vastata. Aga aitäh!